tuleb see automaatse meilina ka. Loodame, et tuleb põnev, inspireeriv ja uusi põnevaid mõtteid pakub webinar. Ilmselt osadega me oleme juba kohtunud, kui meil ei ole kohtunud, mina olen Metsasäua, olen Tool marketingi strateegia koolitaja, juhtimiscoach, on aastaid tegelenud ettevõtlusega, just hiljuti koos 6 teise coachi ja mentoriga olen käivitanud ka arenguprogrammi juhtidele ja ma väga siiralt usun sellesse, et inimesed ostavad inimeste käest, nii ka sellepärast persoonibränding ja brändisaadikute programm on minu jaoks selline südameasi. Ja ma näen, et ma veits häkkin ka. Ma loodan, et seda saab nüüd korda. Aga ma ütlen, et kuna Eestis ei ole, siis proovime kuidagi hakkama saada. Nii, aga mina olen siis Evelin ja kellega ma veel kohtunud ei ole, siis tegelenud hästi pikka aega müügi ja turundusega, küll korporatiivmaailmas, erinevates siis rahvusvahelistes ettevõtetes, aga viimased 4 aastat olnud ka ise ettevõtja, asutanud ühe turundusagentuuri Your Brand Up Studio ja siis loonud ka paar teist ettevõtet, millega ma siis usinalt tegutsen ja kuna ma ise olen näinud nii siis korporatiivmaailmas töötades kui nüüd ettevõtjana ka, et kui suureks abiks on tegelikult persoonibränding, siis Oleisiaga koos oleme südameasjaks võtnud selle teema vedamise ja me tegelikult kohtusime umbes 3 aastat tagasi, natukene võib-olla rohkem ja siis otsustasime, et kuna see teema meid mõlemaid väga-väga huvitab ja me sellel teemal ka koolitusi tegime, siis otsustasime anda välja raamatu bränd nimega Sina, mis on tänaseks siis ilmunud nii eesti kui inglise keeles ja kuna vahepeal oli ka väga suur paus sellistes füüsilistes koolitustes, siis tegime ka persoonibrändi veebiakadeemia, kus siis on võimalik ettevõtetel ja ka indiviididel siis veebi teel persoonibrändingust rohkem teada saada ja seda süstemaatiliselt siis selle kujundamisega tegeleda. Aga täna me mõtlesime, et kuna me ise oleme nüüd viimased 4 aastat hästi pikka aega tegelenud ja hästi intensiivselt tegelenud just brändisaadikute programmidega, et jagame natukene ka enda selliseid kogemusi, õppetunde, õnnestumisi, toome mõned näited, et siis võib-olla saada see teema Eestis natukene aktiivsemalt ka liikuma ja kutsume teid ka sellisele põnevale sündmusele, et kui koroona algas, siis me hakkasime koos Oleisiaga tegema iganädalasi tasuta persoonibrändingu laive, iga kolmapäev kell 4 siis bränd nimega Sina Facebooki lehel. Neid saab kohe 100 tükki salvestatud, YouTube'ist leiate need ka ja 2. detsembril tuleb meil siis selline suurepärane finaal, viimased 10 salvestust siis teeme stuudios ja sellise maratonina, et saate siis hommikust õhtuni erinevate valdkondade inimesi näha, kes siis räägivad oma kogemusest persoonibrändinguga, et kellel vähegi huvi on, et see on tasuta ja saate siis liituda. Aga kuidas me tänast 1,5 tundi siis täpselt sisustame, et teeme väikese sissejuhatuse igaks juhuks, et kuna ma tean, et siin on nii neid inimesi, kes persoonibrändinguga on väga palju kokku puutunud ja brändisaadikute programmidega, kui siis ka neid, kellele see teema tegelikult on üsna uus ja ei ole veel väga palju sellega tegelenud, et siis räägime, et kuidas meie seda täpselt näeme, mis kasu me sellest näeme, et me ise ja teised ettevõtted saanud on
räägime siis võib-olla sellistest prohmakatest, mida me ise teinud oleme ja mida me kõrvalt näinud oleme, ka õnnestumistest, et mis siis edu on taganud nendel programmidel. Toome mõned näited Eestist ja mujalt maailmast ja siis jätame lõpuks ka aega siis küsimusteks, aga loomulikult, et kui teil neid vahepeal tekib, et mõlemad Olesiaga jälgime chati ka ja kui küsimusi on, siis aga andke teada ja kellel soov on, siis loomulikult saame pärast ka salvestuse ja slaidid saata. Aga hakkame siis peale, et esimese sellise pisikese diiserina mõtlesime, et teeme teile sellise väikese ülesande ka, et tahaksite jagate siis, et mis siis teie eesmärk on, et miks te siin olete, et neid eesmärke kindlasti igaühel on erinevaid, et kas siis olla atraktiivne tööandja või saada uusi talente, rohkem nähtavust, töörõõmu suurendada, võib-olla saada lihtsalt nippe, et kuidas siis käivitada või kui teil juba on see käivitatud, et kuidas siis seda töös hoida, elus hoida, aga meil on siis täna tegelikult mõtlesime, et proovime ühte põnevat sellist ideede jagamise keskkonda. Ma kohe jagan seda teiega siin ka ja paneme selle, see on siin on see aadress, et kuhu te tegelikult kõik saate minna, kui te panete bit.ly /0911 nagu tänane kuupäev ja BNS nagu brändnimega sina. Panete selle siis enda internetibrauserisse ja siis te jõuate ühele lehele ja mina avan ka selle lehe kohe. Vaatame, kas me saame selle lahti ja saame siis küsida teilt, et mis on teie eesmärk, miks üldse tegeleda sellise teemaga nagu brändisaadikute programm. Nii, ma vaatan, et siin inimesed on sees, kellele see Jamboard on uus, siis siin vasakus nurgas on selline tore nii-öelda ikoon, kus on kirjas, et sticky note ja seda te saate siis kasutada. Seal ei ole näha, see on anonüümne, et ei ole näha, kes see mida kirja paneb, aga saate siis panna sinna kirja oma mõtte, proovige, et miks brändisaadikute programmi tasuks kasutada. Mis on teie eesmärk, miks te tahate seda? Vaatame, kas kellelgi õnnestub lisada. Nii, Olesia pani selle lingiga chatti, et kes on uus ja alles liitus, siis me teeme siia sellise pisikese brainstormingu, et kuhu saate kirja panna, et mis siis teie eesmärk on nii tänase webinaril osalemisel, kui siis ka tegelikult suuremas plaanis võib-olla selliseid brändisaadikute programmide integreerimisel ja siis kasutamisel. Vaatan, et väga paljud tahavad teiste kogemusi kuulda, saada nippe, uudishimu. See on selles mõttes väga äge selline programm, et kõik need vastused siin tegelikult on anonüümsed, et saate panna igasuguseid mõtteid kirja ja siis saame pärast siis sellest teha ühe sellise toreda kollaaži ja vaadata siis ka, et mis kelle eesmärgid täpselt on. Nii, aga mõtteid tuleb siin aina juurde, väga äge, tore on vaadata, et kes tahab, saab veel lisada,
aga saame siis tegelikult oma saame edasi minna oma nii. Nii, loodan, et nüüd on jälle slaidid tagasi ja mis need levinumad eesmärgid siis muidu on, et neid uuringuid on viimasel ajal päris palju tehtud selle kohta ka, et miks siis erinevad ettevõtted tahavad brändisaadikute programmidega tegeleda ja loomulikult arusaadavalt nähtavus on üks selline väga-väga oluline motivaator, brändituntus samamoodi, aga tegelikult ka selleks, et kaasata töötajaid, et soovituste kasv suureneks, et turunduskulusid oleks vähem, et talente oma ettevõttesse meelitada ja muidugi ka seda korporatiivbrändi inimlikumaks muuta. Nii et kellel mis põhjus on, ei ole vahet, täna olete te siin ja siis räägime siis lühidalt enda kogemusest, aga enne kui me õnnestumiste ja õppetundide juurde läheme, siis võib-olla hästi lühidalt sellest, et kuidas meie seda näeme siis, et loomulikult tööandja brändingul on hästi-hästi suur roll, aga seal kõrval ei saa ei korporatiivbrändi ega siis ka kõikide töötajate persoonibrände unustada, sellepärast et ettevõtte bränd ju koosneb tegelikult nii juhi brändist kui töötajate brändist ja ilma inimesteta ta ongi üsna selline korporatiivne ja ilma näota. Ja me tegelikult oleme näinud viimase selle 4 aasta jooksul, et tegelikult ükskõik mis valdkonnas sa töötad, ükskõik mis ametikohal sa töötad, et tegelikult sellest persoonibrändingust on sul ikkagi kasu, et sellega me oleme koolitanud nii politseinikke, arste, IT-sektori inimesi, startup'e, tegevjuhte, asutajaid, et täiesti seinast seina ja ma arvan, et võib-olla kõige olulisem ongi see, et igaüks leiab selle jaoks oma eesmärgi ja kui inimesel on eesmärk, miks oma persoonibrändiga tegeleda, et siis selle tööandja ja nii-öelda brändisaadikute programmidega on palju-palju lihtsam alustada ja neid ka võib-olla siis ka elujõulisena hoida. Et me ju kõik koos kujundame teadlikult või alateadlikult oma ettevõtte ja organisatsiooni mainet igapäevaselt, et täna see ju toimib 24/7 ja võib-olla Puu on selline hea võib-olla võrdlus, et kuidas siis üks firma bränd on seotud inimeste brändidega, et nii nagu puutüve küljes on väga palju erinevaid oksakesi, et nii on see ka erinevatel ettevõtetel, et olenemata siis ettevõtte suurusest iga töötaja panus sinna tegelikult on hästi-hästi suur. Ja kui ettevõtte töötajad on teadlikud, et siis kui nad särasilmselt kannavad edasi seda ettevõtte lugu, siis kindlasti see jõuab oluliselt kaugemale, sest mis selle sotsiaalmeedia võidukäik siis viimastel aastatel või aastakümnel isegi andnud on, et eks ta on andnudki väga palju mikrofone, mida saab nutikalt kasutada, et loomulikult võib sellega väga palju kahju teha üsna kiire aja jooksul, aga sellel on ka väga palju võimalusi. Nii et persoonibränd, nii nagu tööandja brändki, ei teki üleöö. Kõikidel meil on persoonibränd olemas, aga sellega teadlik tegelemine annab päris palju boonuseid. Ja loomulikult see on selline täna 24/7 töö, sellepärast et kui kell 5 kukub, siis tööpäev võib lõppeda, aga meie suhtlus erinevate inimestega, võib-olla sotsiaalmeediakanalite kasutamine ja kõik see jätkub, et see mulje, mida me siis ettevõttes, kus me töötame, kujundame, see tegelikult
kujuneb nii online kanalites kui siis ka offline kanalites, et öeldakse, et inimestega kohtudes me suudame esimese 3 sekundiga võib-olla kõige sellise märkimisväärsema mulje kujundada, et tegelikult online kanalites see toimub täpselt samamoodi ja millele siis rõhku panna, et meie oleme tegelikult võtnud algusest peale selle fookuse, et suurem roll kindlasti on sisul, et mõelda siis hästi läbi iga töötaja, aga ka ettevõtte seisukohast, et mis see eesmärk siis on, mis teie ühine missioon on, mis on tugevused, nõrkused, väärtused, samamoodi iga töötaja selline kirg ja stiil, millest me tegelikult ka korraks põgusalt räägime, aga muidugi tasub mõelda ka pakendile, kes see sihtgrupp täpselt on, milline see mõjuring on, mis on see lugu, mida jagatakse ja milliseid kanaleid siis keegi kasutab. Mida meie näinud oleme, on siis see, et tegelikult kõige olulisem üldse on mõelda, et mis on nii teie ettevõtte kui siis ka iga töötaja selline miks, et võib-olla selline suurem missioon või põhjus, et miks ta selle valdkonna või tööga tegeleb. Kui me raamatut kirjutasime, siis meie jaoks väga suureks šokiks oli üks uuring, üks Gallupi uuring, mis tõi välja, et tegelikult 85% inimestest täna ei ole väga õnnelikud oma töökohal, mis panigi meid mõtlema, et kui me suudame kaugemale selle persooni brändingu teemaga jõuda, siis võib-olla saab seda numbrit natukene muuta, sest ta on hästi palju seotud selle miksiga, et kui läbi mõelda, et miks sa mingeid asju teed, mis sulle meeldib ja kui sa päriselt saaksid nendega tegeleda, et siis esiteks inimestel silmad säravad ja teiseks nad on tööl ka väga-väga palju produktiivsemad, et kui inimesed töötavad, kes väga ei tee seda tööd, mis neile meeldib, siis väga produktiivsed nad ei ole, nad võivad kõik asjad ära teha ilusti, aga seda, et 2 + 2 = 5 väga ei saa. Ja ma arvan, et väga paljud teist on võib-olla kuulnud 2 sellist toredat lugu, mis hästi võib-olla seda miksi teemat kokku võtab, et lugu 2 NASA koristajast, kellelt küsitakse siis, et mis tööd te siis teete või millega te tegelete, et kuidas siis üks vastab, et mina koristan või puhastan pindu ja teine vastab, et mina aitan inimesi kuule. Või siis 3 ehitajast, kes kõik töötavad samal objektil. Üks ütleb siis selle küsimuse peale, millega sa tegeled, et mina laon telliseid. Teine ütleb, et tema ehitab katedraali ja 3. ütleb, et tema ehitab siis Jumalale maja. Nii et eks see mõte on tegelikult see kõige olulisem, mis motiveerib. Aga sotsiaalmeedia annab tohutu palju võimalusi, et see on ka üks põhjus, miks me nii brändisaadikute programmid kui ka persooni brändingu hästi palju sellega sidunud oleme. Ja kui me vaatame ka erinevaid uuringuid, siis väga suurel osal töötajatest on kasutusel vähemalt üks sotsiaalmeediakanal, et eks neid kanaleid on ju mustmiljon ja tänapäeval on neid väga-väga erinevaid kasutusviise ka, aga väga paljud seda täna kasutavad ja väga suur osa tegelikult oma tööandjast mingisugusel moel juba sotsiaalmeedias räägib. Et kui seda juba tehakse, siis tegelikult tasub selle peale mõelda ja aina enam ja enam tuleb ka uuringuid selle noorema generatsiooni kohta, et kelle jaoks siis tegelikult on väga oluline ka see, et kuidas tööandja on esindatud sotsiaalmeedias või samamoodi firma tegevjuht, juhtkond, asutajad ja nii edasi. Nii et see loob hästi palju võimalusi, natukene ka väljakutseid, et loomulikult annab see võimaluse siis selle kaudu uusi talente ettevõttesse meelitada, aga mitte ainult, et ta annab laiemalt lisaks personaliosakonnale tegelikult väga palju tuge ka müügiosakonnale, turundusosakonnale, et selle kaudu saab hästi palju ka turunduskulusid kokku hoida, kui tegelikult praktiliselt kogu ettevõttele.
ja inimesed usaldavad hästi palju teiste inimeste soovitusi, ükskõik kas siis tööle minnes või siis koostööpartnerit valides, investeerimisotsust tehes ja nii edasi, et sellepärast see tänapäeval nii oluline on. Ja üks jällegi hästi põnev uuring, mille me leidsime raamatut kirjutades, tegelikult toob välja, et kasutades siis inimeste isiklikke sotsiaalmeediakanaleid on võimalik ettevõtte sõnumiga jõuda lausa 561% kaugemale. Nii et selles mõttes on see päris uskumatu, et inimestel lihtsalt on väga palju rohkem kontakte ja lisaks need on hästi palju rohkem nii-öelda ka kaasatud. Aga lähme siis edasi kõigepealt võib-olla nende õppetundide juurde, et vaatame, et Olesia Eestist kaugel küll räägib nendest õppetundidest, et kui väga hakkima hakkab, andke siis chatis märku, et siis saame midagi muud välja mõelda, aga praegu siis alustame sellega. Ja, loodame, et ikkagi Zoom jumal hoiab meid ja ma saan rääkida natuke nendest õppetundidest, mida me oleme näinud nii Eesti kontekstis kui ka uurides väga palju erinevaid brändisaadikute programme mujal maailmas. Ja võib-olla esimesena tooks ma välja sellist väga suurt ja liigset fookust korporatiivbrändile, sest tõsiasi on see, et kui töötajad ei saa isiklikult kasu sellest, et nad osalevad brändisaadikute programmis, siis nad ei ole valmis ka jagama, eriti oma sotsiaalmeediakanalites, eriti rääkides oma tuttavatele, kuidas ja miks sellesse ettevõttesse peaks tööle tulema. Ja erinevad kogemused näitavad seda, et isegi kui töötajad on väga rahul oma töökohaga, isegi kui nad soovitaksid oma tööandjat teistele, siis nad ei tee seda läbi sotsiaalmeedia, kui neil ei ole antud nende enda isiklik motiiv, et miks nad peaks seda tegema, mis on nende kasu. Ja me oleme näinud, et just tugeva persooni brändi arendamine on töötajate jaoks just see puuduv link, et nad saavad aru sellest, et nad on osa millestki suuremast, nad saavad aru ka sellest, et tööandja ja tugev korporatiivbränd on just nende jaoks selline väga hea ja tugev platvorm, mis aitab neil saavutada nende eesmärke ja igas olukorras, mida rohkem on töötajad, kellel on tugevad persoonibrändid, seda tugevam on korporatiivbränd. See mõju on kaudne, aga ta töötab just selliselt. Nüüd, kui me lähme teise võib-olla levinud õppetunni kohta või vea kohta, mida väga paljud teevad. Võib-olla tundub, et kuidas see võimalik on, et käivitakse brändisaadikute programme, aga töötajate vajadusi ignoreeritakse, aga tasubki mõelda just selle peale, et aga kuidas siis töötaja ennast tunneb, sest töötajal on ju väga palju erinevaid rolle. Lisaks sellele, et ta on päeval tööl, on tal sõbrad, on tal tuttavad, on tal perekond ja tal on vaja samal ajal tegelikult hoida mitu head nägu. Ja me oleme näinud seda, et väga tihti ja miks ei toeta, ei osaleta brändisaadikute programmides, miks ei osaleta tööandja brändingu initsiatiivides, on just need erinevad hirmud, mis on seotud sellega, kuidas teised mind vaatavad, mida minust arvatakse, seotud ka sellega, et kui ei ole proovinud midagi, siis võib-olla ei olegi, võib-olla ma ei õnnestugi. Et kõiki neid asju peaks arvestama ja siis, kui me oleme teadlikud sellest, et töötajatel võivad olla erinevad hirmud, siis juba programme käivitades oleks mõistlik kõikide töötajate puhul kaardistada neid ja siis me saame ka
teha midagi selleks, et iga töötaja saab ka vajalikke tööriistu, saab ka vajalikku tähelepanu, et see ei saaks takistuseks. Kolmas õppetund, millest tahaks rääkida, on see, et tihti arvatakse, et brändisaadikute programm oleks justkui jagamismasin. Võtame töötajaid ja laseme neil meie enda pressiteateid või töökuulutusi jagada oma sotsiaalmeediakanalitesse. Paraku see nii ei tööta ja see on otseselt ka seotud just selle sama miksi puudumisega. See on seotud ka sellega, et töötajad väga hoiavad oma nägu, nad tahavad säilitada sellist tasakaalu töö ja eraelu vahel. Ja on hästi oluline, et tööandja sellest saaks aru ja teeks kõik, mis tema võimuses on, et igal töötajal oleks üles leida seda miskit ja seda teemat, mis teda huvitab ja millest ta päriselt tahaks rääkida. Nüüd järgmine õppetund, mille peale võiks mõelda ja üks teema, mille peale võiks mõelda, on just see, et mitte ükski brändisaadikute programm, ükskõik kui hästi ta üles ehitatud poleks, ei lahenda ettevõtte siseseid probleeme, ei lahenda kultuuriprobleeme. Ehk siis see ei ole selline tööriist, et me loome mingit kuvandit väljapoole ja siis meie imago paraneb, vaid me peame alustama sellest, et milline on siis meie kultuur ettevõtte sees ja siis võimalikult palju kaasame ka töötajad sellesse, et nad saaks aru, millised on ettevõtte väärtused, nad leiaks neid erinevaid kokkupuutepunkte, mis aitavad neil luua seoseid ettevõtte väärtuste ja enda väärtuste vahel ja siis nad hakkavad rääkima selle, siis nad hakkavad jagama enda lugusid ja siis brändisaadikute programmid reaalselt lähevad tööle. Kui nüüd läheks edasi ja vaataks, et mida veel tehakse võib-olla natuke valesti brändisaadikute programmides, on liigne fookus turundusel ja müügil. Brändisaadikute programmid ja kaasatud töötajad, eriti kaasatud töötajad müügimeeskonnas kindlasti võivad suurendada nii potentsiaalsete liidide genereerimist kui ka reaalseid müügitulemusi parandada. Aga brändisaadikute programmide fookuses ei tohi kunagi olla ainult turundus ega müük. Võiks öelda, et brändisaadikute programm on platvormi loomine oma teadlikele ja õnnelikele ja rahulolevatele töötajatele, kes tänu sellele, et nad usuvad sellesse, mida ettevõte teeb, tänu sellele, et neil on enda eesmärk väga hästi paigas, nad aitavad kaasa ka müügitulemuste parandamisele. Aga teistpidi on viga võib-olla ka see, et sellist fookust müügile üldse ei ole ja see on võib-olla isegi rohkem levinud selline viga või õpetund, mida me oleme märganud, et brändisaadikute programme tehakse selleks, et nad tuleks olema, selleks, et saaks oma ettevõtte mainet parandada, aga siis jällegi unustatakse, et on võimalik ka luua sellist tervikpilti ja terviklahendust, kus ka oma töötajad saavad aidata kaasa turunduseesmärkide saavutamisele, müügieesmärkide saavutamisele, aga alati on küsimus selles, et kõik peaks olema tasakaalus.
Helen, kas sa vahetad vaadata slaide ja natuke mine edasi veel. Ja lahenduseks on siin alati see, et kui töötajad on teadlikud müügi eesmärkidest, siis nad saavad aktiivselt osaleda ka sotsiaalses müügis, ehk siis arendada suhteid ja luua väärtust inimestele, olemasolevatele potentsiaalsetele klientidele nende võrgustikus. See on eraldi tegevus, mis vajab läbimõtlemist, mis vajab strateegiat, mis vajab eraldi koolitust, et töötajatel oleksid vajalikud teadmised ja tööriistad, et iga nähtavusega kaasneks usaldusväärsus, aga lõppkokkuvõttes selle väljundiks oleks ka kasumlikkus nii ettevõtte kui ka töötaja jaoks. Sest tihti eeldatakse, et brändisaadikute programmi parim väljund on see, et kõik töötajad on sotsiaalmeedias aktiivsed. Aga seda kindlasti ei tasu oodata, sest loomu poolest inimesed on erinevad, kuigi me oleme bioloogiliselt juba sotsiaalsed loomad ja me tahame olla sotsiaalselt aktiivsed, siis igas ettevõttes ja ka brändisaadikute programmides inimesi on erinevaid ja osade inimeste jaoks on selline lavale astumine on väga lihtne ja normaalne tegevus. Tänapäeval järjest rohkem me näeme seda, et nooremale generatsioonile see on lihtsam, vanemale generatsioonile see on võib-olla keerulisem on panna oma mõtted postitusena, keerulisem on teha videot, keerulisem on minna lavale, aga kui me tahame näha, et võimalikult palju töötajad oleks sotsiaalmeedias aktiivsed, siis me peaks julgustama ja üles näitama neid töötajad, kes on juba aktiivsed ja siis, kui teised töötajad näevad, et see töötab, näevad, milline reaalne kasu selle tegevusega on, siis tulevad ka teised töötajad järgi. See kõik võtab aega ja see nõuab väga süsteemset lähenemist. Siis tihti, kui pannakse erinevad brändisaadikute programmid kokku, siis pannakse paika ka väga ranged reeglid. Aga sellega kaasneb see, et töötajad, kui nad on oma loomu poolest heatahtlikud ja nad ei taha mingisugust kahju tekitada ei endale ega töötajatele, kui reegleid on liiga palju, siis nad väga hästi ei saa aru, mida nad võivad teha, mida nad ei või teha ja nad pigem ei saa aru, kuidas nad võiksid siis sotsiaalmeediat kasutada. Ja sellega kaasneb see, et see muutub liiga keeruliseks ja nad pigem eelistavad mitte osaleda ja mitte jagada igaks juhuks äkki midagi juhtub. Hästi levinud on ka see, et tihti ei räägita piisavalt palju edusammudest ega edulugudest. Edusammud ja edulood ei saa tähelepanu, ka pisikesed sammukesed, mida töötajad teevad, mis vajavad tähistamist, et neid ei märkata ja see võtab sellist soovi tegutseda nii töötajal endal, kui ka see võtab ka võimaluse ära, et teised töötajad näeks neid edusamme ja saaks piisavalt palju inspiratsioone. Mis veel võiks välja tuua õppetundidest, on ka see, et
proovitakse saada kiireid tulemusi ja ei pöörata piisavalt palju tähelepanu erinevatele jätkuprogrammidele, kes ei ole üldse või on liiga vähe, sest jällegi peaks mõtlema selle peale, et töötaja jaoks on see teekond, mis on täis väljakutseid, mis on täis küsimusi ja töötajad vajavad sellist pidevat koolitamist, pidevat coach imist, pidevalt julgustamist ja selle peale peaks mõtlema kohe algusest peale, et milliseid teadmisi, milliseid tööriistu on töötajatel veel vaja. Jah, muidugi viimasena tooks võib-olla välja seda, et ei toimu ka brändisaadikute programmide skaleerimist, ehk siis tehakse väga edukat sellist pilootprojekti, aga ei hakata tegelema teiste töötajatega, brändisaadikute programmid ei muutu ka selliseks onboardingu programmiks. Siis, kui me tahame, et brändisaadikute programmidel oleks maksimaalne mõju, siis võimalikult palju, ideaalis kõik töötajad peaksid olema sellesse kaasatud. Otse loomulikult erinevad töötajatel hakkavad olema erinevad rollid selles, kes on aktiivsemad, kes on passiivsemad, aga mida rohkem neid on, seda suurem tõenäosus, et leidub ka selliseid superstaare oma ettevõttesse, kelle roll muutub mitte ainult lihtsalt jagada ja toetada ettevõtte sõnumit, vaid ka aktiivselt luua enda sisu. Nii, aga Olesia rääkis siis lühidalt nendest võib-olla olulisematest märksõnadest, mida meeles pidada siis võib-olla ka teie puhul, et kui te alustate või jätkate oma brändisaadikute programme, et millest võib-olla siis hoiduda, millest võib-olla õppida ja mida teistmoodi teha, aga siis selleks, et motiveerida teid, et tegelikult on väga-väga palju ka võimalik õnnestuda brändisaadikute programmidega, et siis räägime sellest ka, et mis suunas siis minna ja mida täpselt teha, et võib-olla veel paremini need programmid tööle saada, et vahepeal, kui teil küsimusi on tekkinud või võib-olla oma mõtteid, et Olesia kokku võetud võib-olla selliste õppetundide kohta, et võite need ka meile chati panna ja siis saate ka teistega võib-olla enda kogemusi jagada. Aga mis siis nendest õnnestumistest meie kogemuse põhjal võib-olla sellised olulisemad on, et mida me igal pool näinud oleme erinevates ettevõtetes ja organisatsioonides, et kellega me tegelenud oleme, et tegelikult number 1 võib-olla on see, et kõikide kaasamine või siis kõikidele võimaluse andmine, et me tõesti oleme seinast seina neid brändisaadikute programme teinud arstidele, politseinikele, startupidele, pankuritele, õpetajatele, erinevatele ettevõtjatele, et tegelikult neid inimesi ja ettevõtteid on hästi-hästi palju ja võib-olla hästi tihti kas siis personali või turundusosakond kindlasti oma ettevõtte sees teatud võib-olla töötajaid juba peab silmas, võib-olla natukene juba eelistab neid brändisaadikute programme alustades, aga tihti me isegi võib-olla ei suuda näha, et on selliseid täiesti uskumatuid brändisaadikute staare, kes võivad olla kassiirid, liinitöötajad, ükskõik kus osakonnas, et keda võib-olla tööalaselt ei olegi selles võtmes keegi kunagi tähele pannud, aga kes oskab meeletult huvitava nurga alt siis oma töökogemust jagada ja loomulikult ka erinevaid kanaleid, et sõltuvalt siis inimeste enda sellistest huvidest ja enda tugevustest, loomulikest annetest, generatsioonist,
et me oleme leidnud arste, kes on täiesti uskumatult ägedad, näiteks TikTokis, et see on võib-olla selline kanal, mille peale esmaselt ei mõtlegi, kui mõtled brändisaadikute programmi peale, aga tegelikult see on ka väga kasvav kanal ja väga paljud võib-olla täna veel ettevõttest alahindavad seda, aga noorema generatsiooni hulgas tegelikult on väga andekaid tegijaid, et keda saab positiivses võtmes ära kasutada, et kui see sihtgrupp potentsiaalsete töötajate hulgas on just seal, et kes nagu seda kanalina kasutab, et siis võib see olla tegelikult selline väga võimas ja tore selline tööriist. Nii et meie soovitus on kindlasti see, et need ettevõtted, kes on andnud võimaluse tegelikult ka pilootprojektis osaleda absoluutselt kõikidel töötajatel, kes soovivad, tuleb väga palju üllatusi, aga tegelikult need, keda võib-olla esialgu ei olekski valinud või ei oleks osanud valida, nendest võivad saada väga-väga tublid ja ägedad brändisaadikud, nii et tegelikult seda valikut ei tasu üldse ette ära teha ja ei tasu üldse välistada inimesi, et pigem nagu anda see võimalus kõigile. Teine selline võib-olla oluline teema, millele kindlasti mõelda, on see, et tasuks paika panna raamistik, et Olesa rääkis küll, et kui läheb juba liiga paljuks neid reegleid, et siis see inimesi hirmutab, aga mingisugused sellised hea tava kokkulepped, kindel strateegia, kindlad sellised võib-olla märksõnad läbi koos mõelda, et millises suunas, millised on sellised teemad, mida vältida, millised on sellised positiivsed asjad, just et anda inimestele ka kindlust, et kui inimene kardab, siis ta tegelikult pigem ei jaga, sellepärast et tema ei taha ka ettevõtte mainet kahjustada. Aga kui tal on teada, et mida ta võib teha, mida ta ei või teha, mis on nagu selline hea tava, siis eriti kui ta ise on osalenud selle kokkupanemisel, oma ideid saanud sinna sisse panna, et need ei ole tulnud sellise käsuna, vaid pigem sellise mõnusas keskkonnas brainstorminguna, siis tegelikult see töötab väga hästi. Ja selle raamistiku osas siis ka mõelda võib-olla, et mida see kõik peaks sisaldama, eks ole, kust alustada, kuhu jõuda, et ta ei olekski selline suvaline ühekordne inspiratsioonikoolitus, mis siis mingil hetkel ära vajub ja siis enam tööle ei lähegi. Siis kolmas hästi oluline teema on kindlasti avatus ja usaldus, nii siis brändisaadikute omavahel kui siis ka ettevõttes, et seda projekti ei tehta siis nii-öelda sellise saladuskatte all ja jagata ka teiste töötajatega, et ei tekiks nagu sellist kahte leeri, et ühed on brändisaadikud ja teised on need teised töötajad, et kindlasti kõik oleks kõigiga kursis ja see on ka tegelikult see, mis võib-olla tuleks tagasi selle esimese punkti juurde, et hästi oluline on ikkagi kaasata kõiki, anda kõikidele see võimalus, et muidu võibki tekkida see olukord, et ühed on need, kes on välja valitud ja kellel on antud see võimalus osaleda pilootprojektis näiteks ja teised on siis need, kes vaatavad, et mis toimub, ei saa päris täpselt aru ja nii edasi. Ja siis just nende reeglite mõistes ka, et pigem inimesi usaldada, et loomulikult rääkida läbi, et mis need head tavad on, aga nagu Olesa ütles ka, et selliseid pahatahtlikuid pigem meie väga ei ole kohanud, et ikkagi inimesed pigem rohkem kardavad, kui siis jagavad täiesti suvaliselt, et loomulikult teadmatuses tehakse seda kindlasti, aga kui sa juba oled teadlik, siis ikka sa väga jälgid seda, et mida ja kuidas sa täpselt jagad, nii et selline tugi ja see on hästi-hästi oluline. Siis mida me ise ka näeme päris palju on see, et alustatakse mingil hetkel, minnakse edasi suure hurraaga, aga tegelikult ei mõelda, et kus kohas siis täpselt alustati ja kuhu tahetakse välja jõuda. Et meie ka alati tegelikult alustame sellest, et teeme alguses sellise kiire auditi, et on see siis töötajate, brändisaadikute, ettevõtte brändi audit, et mis see hetkeolukord on, et mida täna räägitakse teie ettevõttest, mida töötajad räägivad teie ettevõttest ja mis nii-öelda siis
tegelikult on tõene, natukene ka selline peeglisse vaatamise koht ja mis on siis võib-olla selline, et mis on head asjad, mida lihtsalt ei jagata, et kas on midagi, millega peaks võib-olla enne tegelema, kui sellist brändisaadikute programmi käivitada. Just, et tagada see, et tegelikult ka on selline äge ja mõnus õhkkond. Et me oleme näinud väga palju selliseid ettevõtteid, et kus töötabki kõik väga hästi, kus ongi hästi äge õhkkond, aga lihtsalt selle kohta ei ole infot, võib-olla inimesed ei jaga. Ja siis me oleme näinud ka seda, et kus palutakse inimestel kõiki asju jagada, pigem just võib-olla selliseid ametlikke teadaandeid, aga kus ettevõtte sees on pingeid ja siis tegelikult pigem tasub alguses selle õhkkonnaga ikkagi tegeleda, et selleks, et brändisaadikute programmid väga-väga hästi tööle hakkaks, peab ikkagi ettevõtte sees olema selline väga-väga hea õhkkond ja inimesed teineteist usaldama ja toetama. Ja auditi puhul mõtlema loomulikult ka selle peale, et kui te ettevõtte siseselt seda teete, et kas te suudate näha siis ka seda kõrvaltvaataja pilti, et mitte ainult seda, et kuidas te ise näete, et asjad on, vaid siis võib-olla korraks vaadata siis ka kõrvalt, et kuidas teised seda hetkel näevad. Toetamine ja julgustamine ka hästi-hästi oluline teema, et sellised võib-olla konkreetsed nipid, mida saab kasutusele siin võtta, et mida me oleme näinud, et väga-väga hästi töötavad brändisaadikute programmide puhul. Loomulikult algusest peale võiks luua mingisugused sellised ühised grupid, et sõltuvalt jälle, et ettevõtte suurusest ja milliseid kanaleid kasutatakse, et on see siis sotsiaalmeediagrupp, endal, kellel on omad kanalid, võib-olla mingisugused sisesed kanalid, et sõltuvalt siis, et mida inimesed on harjunud kasutama, mis neil mugav on ja siis lähtuvalt sellest, et selle grupi eesmärk on loomulikult inspiratsiooni jagada, samamoodi kui mingisuguseid uudiseid tuleb, et mida artikleid, mida nad jagada saaksid oma sellise nurga alt. Ja siis tegelikult tasub teha ka võistluseid, et mitte nii, et nüüd pinge järjekorda inimesi panna ja võib-olla sellist pinget peale panna, aga just sellises lõbusas võtmes ja mängulises võtmes, et ma ei tea, kes mingil kuul mida täpselt teeb ja just välja tuua neid positiivseid näiteid, et alguses, mida me teinekord teinud oleme, et kui alguses nagu üldse sellistes tihti suuremates organisatsioonides, kus on rangemad reeglid, et inimesed alustavad üsna aeglaselt, et võib-olla ei ole algus nii kiire, et siis mida meie ise teinud oleme, et me oleme ka teistest valdkondadest selliseid näiteid toonud, et just ideid saada ja siis ka ise tegutsema hakata ja võib-olla sellist julgustust saada, et inimestel on uskumatult palju hirme seoses sellega, et esiteks ongi see kõige suurem hirm alates siis, ma ei tea, kassiirist kuni tippjuhini välja on see, et kui ma nüüd sinna sotsiaalmeediasse postitan, mida siis mu tuttavad arvavad, eks ole. Et just ongi see, et inimesed tihti arvavad, et brändisaadikuna nad peavad olema keegi teine, kui nad tegelikult on. Ja see on üks põhjus, miks me hoiame brändisaadikute programmide fookuses alati persooni brändingu, sest et suur osa sellest algusest peale me kohe tegeleme sellega, et kes sa inimesena ise oled, milliselt, kuidas sa tahad seda infot jagada, et sa jagad seda ikkagi enda näoga, mitte sul ei teki sellist tunnet, et ma nüüd olen keegi teine ja mul on hästi ebameeldiv seda infot jagada oma sõpradele või tutvusringkonnale. Tunnustamine ka, et kes midagi pisikestki hästi teeb, et pigem tuua positiivse näitena välja ja tunnustada, et õhkkond oleks ikkagi positiivne ja inimesed tahaksid brändisaadikute programmidega liituda. Ja hästi tihti me olemegi näinud, et kui see pisikene piloot
grupp väga hea hoo sisse saab, et siis on hästi lihtne teisi saadikuid sinna juurde liita ja teisi järgnevaid gruppe tööle saada. Et see pilootprojekti õnnestumine on selline, võiks öelda isegi võtmeküsimus, et üks hea näide ja siis teised saavad sellest hästi palju inspiratsiooni. Ja kui hästi see tööle hakkab, see on ka nagu täiesti uskumatu, et meil on olnud väga mitu sellist näidet, et kus võib-olla need pilootprojektid ei ole üldse suured, et seal on, ütleme niimoodi, et sihuke 10 inimest, aga kui need 10 inimest korraga hakkavad enda nurkade alt infot jagama, pildis olema, siis see on täiesti uskumatu, et kui palju üks ettevõte suudab tänu 10 inimesele rohkem silma paista nii potentsiaalsetele töötajatele kui siis ka koostööpartneritele, klientidele, nii et selliste ägedamate programmide korral, nagu meilt on isegi küsitud seda, et mida nendele inimestele makstakse, et nad seda teevad, aga loomulikult nad teevad seda väga heast meelest ja väga paljud brändisaadikud tegelikult ja on suurimad oma ettevõtte fännid, nii et neid üles leida ja neid kasvatada, ma arvan, et see on nagu selline väga oluline teema üldse selle projekti raames. Eesmärgistatus ka hästi oluline, et loomulikult üks on see, et mis ettevõtte eesmärk on, mis eesmärk on tiimina, et on siis uute töötajate leidmine, olemasolevate hoidmine, ma ei tea, töökeskkonna, töörõõmu tõstmine või siis ka loomulikult inimeste isiklikud eesmärgid, et meie tegelikult oma programmides me inimeste osas väga personaalselt läheneme, teeme seda ka usaldusväärses õhkkonnas, aga me räägime ka hästi palju nende isiklikest sellistest väga egoistlikest eesmärkidest, sest kui leida inimese selline motivatsioon, miks ta midagi päriselt enda jaoks teha tahab ja siduda see ettevõttega, siis see töötab palju paremini kui see, et seada selline korporatiivi eesmärk ja siis seda koos taga ajada. Nii et tasub alati mõelda ka iga inimese sellisele omale motivatsioonile, omale eesmärgile, et mis tema sellest saab, mis tema kasu sellest on, et ta brändisaadik on ja seda me ei ole mitte kunagi veel kogenud, et mitte keegi ei ole enda jaoks leidnud seda isiklikku eesmärki ka. Et need on küll seinast seina, et mõni pankur, kes ütleb, et tema eesmärk võib olla enda netoväärtuse kasvatamine ja tahab mõõta seda näiteks rahvusvaheliste tööpakkumiste arvuga, mis niisama ta postkasti saabub aasta jooksul, või siis see võib olla ka kellegi mingisugune selline pisikene eesmärk, et ta tahab, ma ei tea, näiteks karjääriredelil liikuda, tahab oma valdkonna arvamusliidriks saada või siis mida me oleme näinud, et ka tegelikult sellised päris suured eesmärgid inimeste jaoks, et kes päriselt tahavad maailma muuta, et üks hästi armas näide ühest pangatellerist, kes ütles, et tema tegelikult eesmärk on siis laste rahatarkuse tõstmine ja igal inimesel absoluutselt tegelikult selline oma pisikene agenda on ja kui see üles leida, siis need programmid lähevad väga hästi tööle. Siis lisaks eesmärgile jällegi, et kuna me seame fookusesse väga palju selle saadiku enda, siis ka selle saadiku oma sellised superpowerid ja tugevused, et ma alguses juba mainisin seda, et kui kellelgi on mingisugune kanal, millest väga hea on, näiteks kas või see TikToki näide või siis mõni teine kanal või siis ka inimestel on ju erinevaid teemasid, milles nad tugevad on, et võib-olla tööalaselt me isegi ei tea, et nad väga hästi oskavad kirjutada või on nõus kuskil sõna võtma või neil on mingisugune väga huvitava nurgaga huumorisoon või midagi muud, et just ikkagi
ikkagi mõelda selle brändisaadiku peale ja võib-olla koos temaga ka analüüsida, et mis see tema selline nurk on, et te ei taha ju, et teil oleks 30 täpselt ühenäolist brändisaadikut, et igaüks ikkagi peaks rääkima enda nurga alt seda ettevõtte lugu selleks, et ta kõige usutavam oleks ja et inimesed tahaksid seda ise tegelikult ka teha. Siis teine oluline teema on ka see, et igaühel meist on oma selline stiil, et see ei pea riietumisstiil üldse olema, et see on elustiil, see võib olla suhtlusstiil, ükskõik mis stiil. Ja et seda ka võib-olla mitte unarusse jätta, et pigem nagu inimestele anda julgust olla nemad ise. Et mida rohkem nad tunnevad, et nad saavad päriselt olla need, kes nad on, seda parema hea meelega nad jagavad. Siis neil ei teki sellist tunnet, et issand, et ma olen mingis raamis, ma pean jagama mingit sellist asja, mida ma üldse ei taha jagada. Tal ei teki seda tunnet, sellepärast et ta tunneb, et ta saab olla tema ise, teda tunnustatakse selle eest. See on tegelikult kõige olulisem ja siin ka, et mis iganes neile meeldib, et ma ei tea, kellel on mingisugune selline põnev aksessuaar, mida kasutada, võib-olla mõnel on selline tore suhtlusstiil, millele saab natukene vunki juurde anda, et igaüks on ju nii omanäoline ja just selle ärakasutamine on hästi oluline. Ja see miks, millest ma alguses rääkisin, et leida üles iga töötaja miks ta teeb seda tööd ja miks talle see töö meeldib. Ja me oleme näinud programmide raames ka seda, et on juhtunud, et mõned töötajad on vahetanud töökohta ja ma arvan, et see on väga okei. Sellepärast, et oluline on ju leida need inimesed, kellele väga meeldib see töö, mida nad teevad ja siis nad on ka produktiivsed. Kui sa teed õnnetult oma tööd, sa ei ole rahul sellega, mida sa teed, et siis tegelikult ongi see, et kas inimene ei ole ise võtnud endale aega, et mõelda, mida ta siis teha võiks või siis on ka tööandja andnud valed ülesanded, võib-olla ei ole vaadanud, et mis on selle inimese tugevused ja kuidas teda siis kõige paremini rakendada saab. Et see on tegelikult ka üks oluline osa, mida me oleme võtnud brändisaadikute programmi osaks, et tegeleda nende saadikute miksiga, leida see miks üles ja siis rakendada see ka nende kasuks tööle. Nii et nad päriselt ka seda oma tööandjat väga hea meelega soovitaks ja siis üks oluline asi, mida me näeme, et mis tihti võib-olla puudu jääb, aga mille olemasolu alati tagab sellise kindla õnnestumise, on siis ka hästi konkreetne tegevusplaan. Et meie teeme tavaliselt nii, et me lõpetame oma sellise esimese inspiratsioonikoolituse, kus me keskendumegi siis nendele saadikutele sellise hästi konkreetse tegevusplaaniga iga saadiku jaoks. Et loomulikult võib olla ettevõtte jaoks olemas ja peabki olla olemas brändisaadikute programmi selline suurem tegevusplaan ja raamistik, aga iga inimesel peaks olema ka enda selline pisikene plaan, kas või väga pisikeste tegevustega, mida ta teeb ja meie oleme võtnud võib-olla selliseks näiteks või enda praktikaks selle, et me oleme võtnud sellised, ütleme umbes 2 kuud, et selline 8 nädalat, et igasse nädalasse sellised pisikesed sammud, mida igaüks teha saab ja mida ta tegelikult endale ka lubab, et ära teeb, et need ei oleks nagu sellised kolossaalselt suured, mis esimese nädala lõppedes tekitavad talle ainult süümepiinu, et tal need tegemata on ja siis hakkavad järgmistes nädalates kuhjuma, vaid pigem nagu realistlikult mõelda ja vaadatagi, et mis iga inimese jaoks need teemad on, mis teda huvitavad, kui palju ta saab ajaliselt panustada, et ütleme nii, et see on ka selline teema, et kus me veel ei ole kogenud
olukorda, kus saadikud meile ütleks, et nad ei saa üldse ajaliselt panustada, et isegi nagu kõige kiiremad tippjuhid leiavad ikkagi kas või selle 10 minutit nädalas, mida nad saavad selle peale panustada, aga oluline ongi siis, et ta panebki selle kalendrisse, ta teab, et ta sellega tegeleb ja siis ta päriselt ka teeb need pisikesed sammud ära, mis on talle ette paika pandud, et vastasel juhul ongi see, et see teema on hästi oluline, aga ta ei ole tulekahi, millega võib-olla nii liinitöötajad, keskastmejuhid kui tippjuhid igapäevaselt tegelevad. Kõigil on 10 tulekahjusid ja siis see on selline teema, mis on kõige lihtsam võib-olla lükata siis lauanurka iga päev aina kaugemale ja siis, kui sul sellist kindlat plaani ei ole, siis tegelikult sinna ta jääb. Follow-up hästi oluline ka, et kui on lubatud välja, et mis need konkreetsed tegevusplaanid siis kellelgi on, siis ikkagi mingi aja tagant vaadata, et kuidas siis kellelgi läinud on. Alati on neid, kes võib-olla nii hästi ei ole startima saanud, aga õnneks on ka suurepäraseid eeskujusid alati ja neid eeskujusid välja tuues selle kaudu on seda follow-up'i hästi palju lihtsam teha. Nii et just võib-olla võttagi kokku kord kvartalis, kord poolaasta jooksul, sõltuvalt, et kui palju teil neid saadikuid on, kui intensiivne see programm on ja vaadata siis, et kes kus maal siis oma tegevusplaaniga on, kui kaugele on jõudnud, millist abi vajab võib-olla ja vahepeal sellised teiste heade näidete väljatoomine annab ka hästi palju uusi mõtteid ja inspiratsiooni. Ja selline korralik tööriistakast, seda võiks ka kõikidele brändisaadikutele jagada, et see võiks olla nagu alguses juba seal raamistikus, millest ma rääkisin, ühe osana, et mis on need tööriistad, mis aitavad neil väga hästi seda tööd brändisaadikuna teha, et mida iganes te saate neile anda, milliseid võimalusi neile luua, tehke seda, sest et kui nad tunnevad, et neil on sellised head tööriistad olemas, et millega edasi minna ja näevad, et neil on selline hea tugi, et siis seda on hästi palju lihtsam teha ja mõelda siis ka sellele, et teil need ressursid on kindlasti olemas, et kindlasti peab teil olema oma tiimist keegi, kes selle projektiga seotud on ja pidevalt siis jälgib, kuidas see programm edeneb ja loomulikult, kui teil oma tiimist ei piisa, võite kaasata ka välistabi, aga oluline siis, et mingisugune ressurss selleks teil on olemas, et lihtsalt programmi käivitada ja siis loota, et ta jääbki tiksuma, siis mingi hetk ta kindlasti mingi aeg tiksub, aga tasub ikkagi seda follow-up'i teha ja kas enda tiimil või siis koos välise abiga seda korralikult töös hoida. Ja kui ma rääkisin, et kui olulised on eesmärgid, siis võib-olla isegi veel olulisemad on mõõdikud, et seda me oleme ka alati oma programmide raames teinud, et ühed on siis jällegi need ettevõtte mõõdikud, et kuidas siis mõõta ettevõtte eesmärgist lähtuvalt, et kas poole aasta või aasta pärast see projekt on õnnestunud, vajab hoogu juurde, on saanud juba piisavalt hoogu, võib-olla vajab uusi saadikuid ja nii edasi, aga jällegi ka tulla selle juurde tagasi, et iga inimene, iga saadik saaks enda eesmärkidest lähtuvalt siis enda mõõdikud ka, et ta saaks ise vaadata poole aasta pärast, et kuidas tema jaoks see töötanud on, kas see on tema jaoks ka kasulik olnud, et ta lõpuks ei tekiks sellist tunnet, et issand, et ma siin punnitan ja aitan ettevõttel eesmärke saavutada, aga mis siis minust on ju, et jällegi mõelda, et see oleks selline win-win, tema aitab ettevõtte eesmärke saavutada, aga tal on hästi läbi mõeldud ka, mis need tema eesmärgid on ja kuidas tema enda eesmärke mõõdab ja seda saab ka paika panna alates tippjuhist kuni siis ükskõik mis töötajani välja, et igaühel siis sellised väga konkreetsed eesmärgid ja siis mõõdikud ja loomulikult oluline ka tähistada
vahepeal ikkagi sellist tiimitunnet tekitada, võtta kõik see tore brändisaadikute tiim kokku, teha midagi lõbusat, lisaks sellele, et vaadata, kuidas eesmärkide ja tulemustega on, et siis mingisuguseid selliseid ühistegevusi ja kõike seda poolt vaadata võib-olla mõne konkurendi või mõnest teisest valdkonnast ettevõtte brändisaadikute programme. Oleme näinud ka neid, kes on saanud kokku teiste brändisaadikutega, et kõik need teemad tegelikult on sellised ka motivatsioonisüsti andvad, nii et seda tasuks ka teha. Aga me oleme nüüd rääkinud nii õnnestumistest kui siis ka võib-olla sellistest väljakutsetest ja peamistest äpardustest, aga mõned konkreetsed näited ka teile veel, et mida siis võiksime teile välja tuua. Ma arvan, Evelin, et austusest meie kuulajate vastu, et äkki sa räägid nendest näidistest ise, et teised ei pea kannatama minu hakkimise pärast. Hea uudis on see, et salvestuses on minu jutt ilusti olemas, et ka nende õppetundide juttu saab järgi kuulata. Jaa, absoluutselt, et võime teha ka nii, et ma igaks juhuks korraks vaatan ajaliselt ka, et meil on kenasti veel aega, nii et käime läbi siis ka need konkreetsed näited, siis võib-olla mida veel välja tuua, et loomulikult neid programme on hästi erinevaid olnud, alates suurtest ettevõtetest, riigiasutustest kuni siis pisikeste organisatsioonideni välja, et keda me siis viimase 4 aasta jooksul selle teemaga aidanud olema, aga üks selline võib-olla hea näide, tõeliselt hea näide on SEB, kus siis alustas ka selline pisikene pilootprojekt, et kui mõelda, et kui suur SEB Baltikumis ja Eestis on, et kui palju neil töötajaid on, et nende selline stardipauk oli siis 30 brändisaadikuga, et ma arvan, et siis saate igaüks ise mõelda, et kui suured on teie ettevõtted ja mis teie selline alguse number võiks olla, et kuidas seda siis alustada või kui suure seltskonnaga ja kuidas seda siis edasi kasvatada. Et nemad alustasid 30 inimesega sellise intensiivse projektina, et oli loomulikult selline esialgu selline võib-olla põhjalikum koolitus saadikutele, aga siis olid ka kokku lepitud ja kalendrisse paika pandud follow-up koolitused, mida me siis tegime neile kord kvartalis. Ja ma arvan, et selle programmi puhul võib-olla see kõige olulisem võtmesõna oligi järjepidevus ja loomulikult ka see, et nad lasid inimestel ise liituda selle programmiga, seal oli tõesti hästi erinevaid inimesi, alates telleritest kuni tippjuhtideni välja ja ma arvan, et see kindlasti oli ka üks selline võtmesõna, selline mitmekesisus, et neid inimesi oli hästi erinevaid ja igaüks tegelikult leidis oma sellise personaalse eesmärgi, oma miksi, oma mõõdikud, oma tegevusplaani ja ma arvan, et sellise süstemaatilise tegevuse käigus siis on kõige suurem võimalus õnnestuda, et nende puhul oligi siis see, et kus tegelikult üsna ruttu, ma arvan, et isegi nädal peale selle esimese pilootprojekti käivitamist, siis nii SEB enda kui meiega võeti siis ühendust ja küsiti, et mis juhtunud on ja palju nendele saadikutele siis makstakse, et nad nii aktiivsed on. Et loomulikult vastus on see, et nad tegid seda enda vabast tahtest ja teevad seda täna päevani ja hästi tore on vaadata, et kuidas igaüks, absoluutselt igaüks on leidnud nagu sellise enda nurga, et mille alt siis oma ettevõtte sõnumeid jagada, kelle jaoks oli oluline keskkond, kelle jaoks oli just oluline see rahatarkus, kelle jaoks oli oluline investeerimine. Igasuguseid eesmärke oli ja igasuguseid nurki ja sõltuvalt siis inimeste enda sellistest tugevustest, et millise
rolli ja kui suure rolli nad võtsid, et oli neid, kes hakkas kirjutama artikleid, esinemas käima ja oli siis ka neid, kes toetasid neid, kes kirjutasid artikleid, käisid esinemas, jagasid seda ja päriselt olid ka väga-väga uhked oma kolleegide üle, et selline hästi äge õhkkond, väga toetav organisatsioon ja kogu see teema tegelikult töötas väga-väga hästi. Siis teine näide, me mõtlesime, et toome täiesti teisest vallast teile õpetajad, kes on ju ka hariduse kõneisikud ja tegelikult selline programm nagu õpetaja hariduse kõneisik on juba üsna mitu aastat, et meie oleme nendega tegelenud nüüd 2 aastat ja õpetajad tegelikult tihti mõeldakse, et milleks õpetajatele persoonibrändingut või miks siis haridustöötajatele brändisaadikute programmi. Aga kui mõelda, et kui suure missiooniga nemad tegelikult töötavad, et nende jaoks nagu enamuse õpetajate jaoks tegelikult see miks on juba leitud, et neil on väga suur osa sellest tööst tehtud. Nad teavad, miks nad teevad seda tööd, aga jällegi igaühe jaoks täiesti erinev, kelle jaoks on siis harida lapsevanemaid, kelle jaoks on siis tegeleda lastega, kelle jaoks on muuta võib-olla õpetajast sellist kuvandit ja arvamust, kes tahab saada uusi kolleege, kes tahab leida koostööpartnereid, oli ka neid, kes võib-olla muretsesid ja tahtsid saada ütleme nii, et siis lobitöö näol riigilt rohkem toetust, et ütleme nii, et kõikidel jällegi oma täiesti selline unikaalne eesmärk ja jällegi ma arvan, et töötas väga hästi just seetõttu, et igaüks mõtles lisaks ka endale, et mitte see, et ma olen selline hall hariduse kõneisik, selline üleüldine, täpselt ühe eesmärgiga, täpselt ühe mõõdikuga, vaid just see, et nad kõik said jällegi enda isiklikust, nende tugevustest lähtuvalt, nende oma sellisest võib-olla ka me tegelikult jõudsime lõpuks ka igaühega neist sellise väga isikliku, väga ka sellise, kuidas ma siis ütleks, mitte võib-olla nii ülla, aga egoistliku eesmärgini ja see on väga okei, et ka õpetajad on inimesed, ka nendel on oma sellised egoistlikud eesmärgid ja neil peavadki need olema selleks, et nad jõuaksid kaugele, nii et see oli ka selline hästi tore projekt, millest võib-olla siis, mida teiega jagada. Aga maailmas muidugi neid brändisaadikute programme on tehtud aastakümneid juba ja tänu sellele on ka väga palju häid näiteid, et üks, millest meile tohutult meeldib rääkida, et mis on tõesti selline näide on General Electric, mis võib-olla tundub sellise üsna igava brändina, aga see, kuidas nemad siis said brändisaadikute programmiga nähtavust ja millisel tasemel, et seda väga palju ületada ei ole suudetud. Et on küll igasuguseid näiteid alates loomulikult nendest lennukatest brändidest, kus ongi fänntöötajad, fännkliendid, ma arvan, et igaüks suudab siin nimetada päris mitmeid, aga General Electric, miks me teda välja toome, on just see, et tegemist on sellise võib-olla mitte kõige lihtsama valdkonnaga, kui mõelda esialgu, et sa pead leidma midagi, mida jagada, midagi, millest rääkida ja millise võtme nemad siis tegelikult leidsid, et loomulikult nende suur pluss on see, et neil on meeletult töötajaid, väga palju töötajaid, aga kuidas siis saada selline mass töötajaid midagi ägedat jagama ja nemad tegelikult leidsid siis sellise mooduse, et nad leidsid teatud siis sellised, ma nüüd ei oskagi öelda, mis selle aparaadi nimi täpselt oli, aga ta tegi selliseid
ühesõnaga mikroskoop, aga natukene teistsuguse nimega ja nad leidsid, et need pildid, mida need töötajad tegelikult selle masinaga töötades nägid, need on ääretult ilusad ja nad tegid need pildid siis hästi kvaliteetselt ja hästi suurelt ja jagasid neid Times Square'ilt. Need olid pildid loomulikult mitte ainult positiivsetest asjadest, need olid ka erinevad haigused ja nii edasi, aga need pildid ja siis need töötajad, kes tegelikult need pildid tegid, et kui õnnelikud nad olid, kui nende pilte jagati ja milline lugu tegelikult nende piltide taga oli, et see oli ka tegelikult hästi oluline. Ja üks oluline võtmesõna jällegi siin puhul oli ka see, et nad leidsid üles selle miksi, iga töötaja miksi, et miks keegi siis sellega tegeleda tahtis ja jõudsid siis meeletu koguse inimesteni, et nemad suutsid ikkagi väga lühikese ajaga väga palju oma töötajaid sellesse kaasata, et kes sellest teemast rohkem huvitatud on, siis uurige, et neil on päris palju infot selle kohta ka netis saadaval. Aga kuidas siis edasi, et teile, kes te olete juba alustanud ja teile võib-olla, kes alles mõtlete, et kuidas siis täpselt alustada? Et loomulikult need esimesed sammud siis, mille peale mõelda või mida teha, et see selge strateegia peaks kindlasti olemas olema ja mingisugune kondikava, et mis see brändisaadikute programm endast siis kujutada võiks, siis kindlasti selline väga korralik tööriistakast. Ütleme, et kõige levinum viis siis võib-olla lansseerida sellist pilootprogrammi ongi siis inspiratsioonikoolitusega, et kas te suudate oma tiimist kedagi leida, kes seda teeks või leiate mõne välispartneri, et tegelikult seal ei olegi mingit vahet, et oluline siis ongi, et inimesed kokku saada, anda neile motivatsiooni, selged eesmärgid, tegevuskava ja siis mõelda juba selle peale, et kui see inspiratsioonikoolitus on ära olnud, siis leida need aktiivsed tegijad, kes tunnevad, et tahavad sellega tegeleda, teha nende jaoks näiteks selline töötubade sari, mis siis aitab seda eesmärki saavutada ja siis jätkukoolitused, et siis hoida seda teemat õhus. Ja mis siis veel meeles pidada, et kindlasti alustage selle hetkeolukorra auditist, vaadake ise, kuidas teie näete, et olukord on, võtke ka kõrvaltvaatajaid, laske ka kõrvaltvaatajatel analüüsida, et kuidas nemad näevad seda olukorda, et teinekord olete ise liiga kriitilised või siis võib-olla mingite asjadega juba nii ära harjunud, et ei suuda neid välja tuua, et siis on see tegelikult alati hea nipp, et võtta kedagi väljaspoolt, et kes siis aitab teil võib-olla kaasa mõelda. Siis kindlasti seadke hästi konkreetsed eesmärgid ja mõõdikud, et te teaksite, millal te siis olete oma eesmärgid saavutanud ja kuhu te siis täpselt jõudnud olete, et ma arvan, et see on oluline nii teile, kui siis, et motiveerida brändisaadikuid ja loomulikult siis kindlasti ka aruandlust silmas pidades, et see ei oleks jällegi üks selline nice to have projekt, vaid päriselt oleks ka paberil, et kuhu te tahate jõuda ja millal te selle kõik olete siis ära teinud. Siis kindlasti ärge alahinnake seda koolitamise osa ja jällegi ei ole vahet, et kas te leiate inimesed oma majast või kui teavet puudu on, et kedagi väljaspoolt, et seal ei ole vahet, aga just, et need inimesed, kuna neil on hirmud, et nad saaksid sellist tuge, saaksid teadmisi, näiteid ja siis edukalt selle teemaga edasi minna. Raamistik enda jaoks paika panna, milline on just teie ettevõtte või organisatsiooni jaoks kõige parem, mõelda sellele strateegiale ja siis väga konkreetne tegevusplaan ettevõtte seisukohast samamoodi. Mõelda siis, et need ressursid oleks olemas, et kui teil enda tiimis ei ole
kus te neid siis juurde saaksite ja luua siis see tiim, kas siis on see mingisugune konkreetne grupp, on virtuaalsed kokkusaamised, on füüsilised kokkusaamised ja kuidas siis täpselt julgustada ja motiveerida ja siis seda follow-up'i mitte ära unustada. Nii et kokkuvõtteks, mida siis öelda? Kokkuvõtteks öeldagi teile seda, et brändisaadikute programm loob hästi palju võimalusi, et mis meie silmad särama paneb, on see, et me tohutult tahame näha ettevõtteid ja töötajaid, kes suudavad selle 85% rahulolematute töötajate numbrit muuta ja ma usun, et kuna teie siin olete ja teile see teema huvi pakub, siis kindlasti see on keskmine number, et ma loodan, et teil sellist numbrit ei ole, aga see, kui palju me oleme näinud, et sellised programmid inimestel päriselt oma töö pärast silmad särama paneb, et see on väga-väga äge. Ja kui te mõtlete, et kas alustada või mitte alustada või millal alustada, siis loomulikult kõige parim aeg selle alustamiseks oli, ma arvan, 5 aastat tagasi. Aga järgmisena kõige parem aeg on täna, nii et ärge oodake aastat veel või 2 veel. Pigem alustage kas või alguses pisikese grupiga, andke kõigile võimalus, hakake minema, vaadake, millised on teie õppetunnid, millised on teie sellised õnnestumised, tähistage neid ja kui meie kuidagi aidata saame, siis andke meile teada. Ja samamoodi, nii nagu te ise võite ka oma brändisaadikutele jagada meie tasuta persoonibrändingu laive. Nagu ma alguses ütlesin, et neid on kohe-kohe juba 100 tükki kõikidest erinevatest valdkondadest ja leiate need siis kas YouTube'ist või siis igal kolmapäeval ka meie brändnimega Sina Facebooki lehel. Nii et ma vaatan, et meil on veel mõned minutid aega. Meie väga täname teid ja kui teil on küsimusi, siis kirjutage, tehke oma mikrofon lahti, et hästi tore oli teiega kohtuda, kahjuks küll virtuaalselt taas, aga loodame, et mingil hetkel õnnestub meil teha neid erinevaid koolitusi ka rohkem näost näkku, nii et suured tänud teile selle aja eest. Loodan, et saite midagi kasulikku. Kui teil on mõni põnev mõte, mis te tunnete, et tahate ka teistega jagada, siis samamoodi kirjutage chati, siis me näeme, et te ikkagi olite aktiivselt seal ekraani taga olemas. Aga suured tänud ja loodetavasti järgmiste kohtumisteni.